Indrek Narusk ja mina olen jalgrattadisainer Velonia Bicycle firmast. Tegelikult ma valisin ametiks hoopis inseneri, aga kuna mulle väga meeldib tooteid algusest lõpuni ise luua, siis paratamatult käib selle juurde ka toodete ja asjade disainimine. Ehk siis ma võib-olla ise nimetakski ennast rohkem disaininseneriks. Disainimise protsessi juures võlub mind kõige rohkem tegelikult just see protsess ise. Ehk siis kui ma tean, et on midagi vaja teha või midagi on vaja luua, ükskõik kas mul enda jaoks või kliendi palvel, siis tegelikult minule kõige rohkem meeldib just see hetk, et kui ma olen nagu ise, ükskõik kas see on siis täiesti algusfaasis alles, kui ma ei tea, mõtlen või kritseldan või see on juba mingi asja nagu poolenisti valmimise faasis, kui mingi hetk tekib nagu see moment, et nüüd sa saad aru, et sul tuli mingi kihvt idee, et mis sind nagu ennast ka üllatab. Et tihtipeale juhtub see ikkagi just selles disainimise protsessi varajasemas faasis. Aga just see, et iga kord see ei õnnestu paraku, aga just kui see vahest õnnestub, et kui sa midagi lood ja mõtled ja siis sul tuleb mingi hetk korraks väike heureka moment, et nii on nüüd õige, et täitsa lõpp, et see on küll ülihea, et ma polegi nagu näinud, et keegi oleks nii teinud, et kui sa selle momendi nagu ära tabad, et siis see on nagu see kõige mõnusam koht minu arust. Kuidas seda hetke saavutada, ega sellele mingit kindlat valemit vist ei olegi, et ma tunnen, et minu puhul on see kuidagi seotud sellega, et ma ei tea, maitsemeeled on nagu kuidagi arenenud, mingeid asju ma mõistan või oskan paremini kui mingeid teisi asju, et siis see võib-olla tulebki sükse kogemuse ja stiilitunnetusega, et sa midagi teed ja siis ühel hetkel sa tabad ära, et oi, et see on nüüd õige. Või siis vastupidi, et sa teed ja sa kogu aeg tunned, et oi, et siit nagu ei tule midagi, et siin on midagi valesti, et sa proovid ja midagi ei tule, et siis sa tead, et ei ole mõtet nagu edasi minna, et sa peab veel proovima, peab veel punnitama, et tuleks see eureka moment või vähemalt jõuaks sellele võimalikult lähedale. Et minul on paar korda olnud ka täitsa niimoodi, et ma teen midagi õhtul hilja valmis ja lähen magama ära ja siis hommikul nagu vaatan sellele otsa või mõtlen selle peale ja kui hommikul on veel täpselt sama hea tunne või hommikul kõik tundub õige, siis ma nagu lähen sellega edasi, aga tihtipeale on veel hommikul see, et on juba uued ideed ja see eilne õhtu enam ei meeldi. Siis sa tead, et see eureka ei ole veel tulnud või see moment ei ole veel käes, et tuleb edasi punnitada. Milline idee siis jõuab läheb edasi või saab tooteks, see sõltub kindlasti väga palju kliendist. Just sellepärast, et kui ikkagi on olemas tellija, kes tahab mingit kindlat toodet, siis ma arvan, et see toode on tellija jaoks sobiv siis, kui toode täidab kõik tellija poolt soovitud nõuded ja lisaks siis ka on visuaalselt maksimaalselt ilus. Et kui on tihtipeale tuleb mingite asjadega teha kompromissi, aga mida vähem on kompromisse, mida paremini istub toode tellijale ja mida ilusam ta on, seda kindlam on, et see on õige asi. Mõtlesin tükk aega selle peale, et mis toodet või mis asja esile tuua, et mis on disainilt siis väga imeline või mis on siis väga praktiline. Ja mul ei tulnudki ühtegi siukest supermõtet ja siis ma lihtsalt mõtlesin nagu, mida ma olen ise kasutanud või mis asi on nagu olnud läbi aegade absoluutselt vajalik ja siiamaani, mida kõik väga armastavad, siis tegelikult mina jõudsin siukse väga robustse tooteni, väga suure tooteni, milleks on merekonteiner. Et neid kasutatakse maailmas miljoneid, sadu miljoneid, nad on äärmiselt vastupidavad, nad on väga lihtsad, tegemist on tegelikult lihtsalt metallist karbiga, aga ometi on ta konstruktsioon tehtud suhteliselt
praktiliselt täiuslik, et ta on nii tugev, et neid võib üksteise otsa laduda, need on merekindlad, nendest võib ehitada maju. Samas ta on neljakandiline kast, et noh, arhitektid kasutavad seda sama palju kui mingi kalatööstuses, mingi kalatranspordiks, mingi firma seda kasutab, et minu arust väga lihtne, väga praktiline ja üldse mitte kole asi. Jah, et mis selle merekonteineri teeb, ütleme, insenerile just nii põnevaks on ka see, et tõepoolest, et kuna see sein on selline laineline, siis see ei ole mingi disainielement, vaid see on just sellepärast, et kui sa annad õhukesele plekile sellised lained või nurgad sisse, siis see plekk muutub oluliselt tugevamaks, et sellepärast on need seinad ka palju tugevamad, kui need oleks näiteks lihtsalt sirged. Ja siis merekonteineril on veel, merekonteineri kogu raskus toetub siis nii-öelda nurkade peale ehk siis raami peale, neid võib panna üksteise otsa täislastis. Ühe merekonteineri täismass võib vist olla, kui ma ei eksi, pea 30 tonni ja neid võib üksteise otsa panna seal 10, et ilma, et nad kokku vajuks, et see on nagu noh, see on, ütleme, tavainimene võib-olla ei hoomagi seda, et 30 tonni on näiteks tegelikult ju 15 sõiduautot. Ja üks merekonteiner kannatab tegelikult selle ära. Et sellepärast saab neid ka, kasutatakse neid merekonteinerid ka absoluutselt kõikideks muudeks asjadeks kui meretranspordiks. Just sellepärast, et nad on nii lihtsad, nad on nii robustsed, nad on nii tugevad. Just ja lisaks siis see mahtuvus, et need merekonteinerid on mingi 4-5 standardset mõõtu üle maailma. Sama suured on nad nii Hiinas kui Eestis kui Ameerikas. Et kõik logistikud teavad täpselt, et kui mitu euro alust sinna mida sisse mahub ja kui palju see ühe konteineri saatmine maksab. Eks see, mida jälgida toodete ostmisel, minul isiklikult, ma arvan, on see valdkonniti pisut erinev. Et kuna ma ise olen jalgrattadisainer, insener, siis näiteks kui ma jalgrattaid vaatan või ostan, siis eelkõige mulle meeldivad nii-öelda tehnoloogilised uuendused ja täiendused. Et kui keegi on suutnud, kuna jalgratas on ikkagi väga nii-öelda vana toode, millel pole mingit nii-öelda suurt revolutsiooni olnud, et kui keegi suudab millegi uuega välja tulla, siis see nagu torkab silma ja tekitab huvi. Siis sellest järgmisena ma vaatan kindlasti nii-öelda sellist, ma nüüd ei tahagi öelda, et et kas on ilus või kole, aga pigem sellist, et nagu terviklikkust, et seda ka muude asjade juures, et kuidagi kui vaatad riiuli peal erinevaid, ma ei tea, lampe või vaatad salongis diivaneid või vaatad salongis autosi, siis kuidagi osadel nagu, sa saad nagu kuidagi aru, et osadel on kõik detailid, pisikesed asjad, suured asjad, kõik on nagu harmoonias ja kõik sobivad väga hästi kokku oma vahel. Samas mõni on jälle siuke, et noh, tekib küsimus, et noh, ma ei tea, kes selle taga tule nüüd sellele autole see siukse joonistas, et noh, ideaalis ma ei tahaks, et siukseid küsimusi tekib, et ma ei tahaks, et teistel tekib minu toodete kohta siukseid küsimusi. Või noh, ma ei tahaks, et keegi nagu mõtleks minu toote kohta, et oi, et selle oleks võinud siin küll paremini teha. Et noh, viriseda saab alati iga asjad üle, maitse on ka kõigil erinev. Aga just see, et nagu toode, sa saad aru, et see toode on nagu, ta on täpselt siuke, et ta peabki täpselt siuke olema. Et sul ei teki nagu küsitavusi, sind ei häiri miski ja kõik on nagu paigas. Et see on, ma arvan, minu jaoks väga oluline. Aga kindlasti ma ei alahindaks ka nii-öelda seda visuaalset välimust ja stiili. Et tänapäeva maailmas paratamatult me kõik tahame omada uhkeid asju ja näha uhked välja, et miks mitte. Kindlasti asjad peavad tänapäeval olema kvaliteetsed, aga seal on ka väike paradoks, et ma arvan, et enamus inimeste loomuses, vähemalt minu loomuses on see, et inimesena ma lihtsalt tüdinen ära. Et mul võib olla mõni väga hea mingil, ma ei teagi, tööriist või väga head teksapüksid, mis istuvad väga hästi aga mingi hetk ma lihtsalt tüdinen ära. Sellel tootel ei ole midagi viga, ma ei saa öelda, et näed, et nüüd siit on kehva või siit ta laguneb või et ta on nagu ajas muutunud koledamaks. Ta ei ole, aga lihtsalt mingi hetk
tahaks mingeid uusi asju. Jah, et kui tekibki see tüdimus, siis mina arvan, et ei ole nagu halb liikuda edasi, et võtta juurde mingi alternatiiv, leida uus paar lemmikteksapüks, et loomulikult ma ei poolda nagu seda, et peaks nagu ekstreemsusesse minema, et kogu aeg vahetama kõiki ja vanu ära viskama ja see ei ole nagu loodusele ega maailmale ka hea, aga kui ikkagi nagu tekib huvi või tekib vajadus minna edasi, võtta uus toode, liikuda vana juurest ära, et minu arust see on täiesti okei, et ei pea nagu klammerduma mingi asja külge, kui inimesed, kõik me muutume ajas, maailm muutub. Et on olemas jah, ajatu disain ja kõik muu selline, aga miks mitte ka värskendada oma elu igasuguste uute asjadega aeg-ajalt. Mina kui disainer tahaks muuta maailma nii palju, et just disainerite ja siis klientide omavahelisest seisukohast, et selle asemel, et ütleme täna keskmine klient kulutab nagu väga palju aega lahenduste väljamõtlemise peale, ükskõik siis kas, kui sa lähed, ma ei tea, uut ülikonda tellima või sa lähed uut jalgratast tellima või sa lähed köögimööblit tellima, et inimesed istuvad internetis õhtute kaupa, joonistavad seal, üritavad midagi ise välja mõelda ja siis lõpuks lähevad selle disaineri juurde, siis ütlevad, et ma tahan seda, see võib olla nii pikk, nii lai, seda värvi või äärmisel juhul seda värvi ja tahan, et see homme valmis oleks. Et selle asemel võiks selle aja võib-olla kulutada hoopis selleks, et leida endale võimalikult sümpaatne disainer ja siis minna tema juurde ja anda talle võimalikult vabad käed. Et mina usun, et niimoodi võib see tulemus tihtipeale olla hoopis parem ja niimoodi on disainerite elu huvitavam ja töö lõbusam ja ma arvan, et lõpuks tegelikult võivad need kliendid ka rohkem rahul olla, sest disainer võib-olla suudab välja käia ideed ja variandid, mida sa õhtul internetis surfates ei leidnudki või ei suutnud välja mõelda.